Korvpalliklubi Viimsi esindusmeeskond Viimsi näeb väga äge välja see aasta, et meil on minu jaoks selline suurepärane kooslus mängijatest, kes on mitmed aastad meie klubis saanud kogemust, teinud sammu edasi, nagu Jorgen, Kuusmaa, Kokk, Ken, et kindlasti tahaks sellel aastal nendelt eelduslikult näha veel paremat hooaega, mis on hea, nemad tunnevad mind, mina neid ja kindlasti suur asi. Siis järgmise grupina ma ütleks, et on mitmeid mängijaid, kes on olnud teistes Estlat liiga klubides ja mitmed aastad juba treeningprotsessis on, keda me oleme enda juurde saanud ja kes on kindlasti suureks abiks, et saame head korvpalli teha. Nagu Oliver Pere, Erki Urvik, Karmo Kilk, Espelmägi. Ma loodan, ma siin nimesid kõik ära ei unustada. Ja siis on Gert Suvi võiks sinna hulka panna, kes on Eestist, kuid siis mängis Hispaanias on olnud ka meeste hulgas, et nendel kõigil on juba ka meeste hulgas kogemused. Ja siis nii-öelda sellised noored, kes on treeningprotsessis meiega olnud, pluss veel siis uued noored, kes veel meestega ei ole nii-öelda protsessi kaasa teinud, kelle siis, et selles mõttes suurepärane kooslus ja nagu ikka on meil siis positsioonile 5, pika positsioonile siis võõrleegionär, et kes peaks meie süsteemi sobima, et mille poolest ta erineb, siis need erinevused võib-olla me kindlasti oleme kogenenumad kui võib-olla eelmised aastad ja teiseks võistkonna sees on kindlasti konkurents see aasta palju suurem. Et ma olen väga rahul komplekteeritusega. Ja meie tugevus võiks olla see, et me oleme selline, nagu ma enne ütlesin, meil võistkonnas on, ma leian, päris suur konkurents ja mänguaja pärast peab võitlema nii väljakul kui trennis, et see võiks olla selline asi ja see suurepärane kooslus nagu selline ja mis oli väljakutsed selguvad hooaja jooksul, mingid spetsiifilised väljakutsed, eks need väljakutsed on alati ühed ja samad selles mõttes, et hoida mehed toonuses, areneda nii füüsiliselt kui ka mänguliselt ja meeskondlikult, et eks need väljakutsed niimoodi praegu on keeruline öelda, hooaja peale selgub. Suvised treeningud ja ettevalmistus möödusid suurepäraselt, et kes pärast hooaja lõppu siin mõned on individuaalselt teinud rohkem, teised vähem, kuid 15. juuli alustas siis treener Tiima siin juba ütleme pooltega tööd individuaalsete plaanide järgi nii individuaalset korvpalli asju kui ka Asko on ju alati mängijatel abiks terve suvi olnud ja aidanud neid jõu ja vastupidavused individuaalseid plaane teha. Ja 4. augustist oleme olnud 14-15 trennis, nii et väga hästi ja ma näen, et meeskonna töövaim on tõesti väga hea, et praegu on hea meel töötada. No meil on tulemas nüüd 4. või siis 1. september ehk 2 päeva pärast on siis tulemas võõrleegionär Kevin, et tema välja kuulutatud lisa me ei otsi ja nagu ikka meie nagu filosoofia on, et me töötame nendega, kellega meil on ja proovime nii mängijaid individuaalselt kui ka võistkondlikult areneda, nii et kui mingisugust väga erakordseid õnnetuid asju ei juhtu, siis on me kedagi juurde enam ei otsi. Kapten on sellel aastal Kevin Sünd. Kevin Sünd on selline võistkonna ergutaja ja ülesaitaja olnud enne ka ja ta sobib kapteniks. Lisaks on Kevin ju meie juures olnud alates sellest ajast, kui me Saku teises liigas mängisime ja nüüd juba kogenuma mängimine on kindlasti
sobiv valik. No hooaja ootused on sellised, et no kõigepealt eesmärkidest, et mis eesmärke on erinevaid, on tulemuse eesmärgid, kus ma peaks ütlema, mis kohale me mängime või mitu võitu me saame, siis selliseid asju on tänapäeval minu arvates profispordis väga keeruline öelda, sest me ei tea vastaseid, et sõltub ka vastastest, et selles mõttes ma tulemuse eesmärki välja praegu ei ütleks, et niikaua kui ei ole näinud teisi võistkondi, et siis protsessi eesmärgid, kui me niimoodi läheme edasi, nagu nüüd siin suvel oleme läinud, siis on väga hästi, et protsessi eesmärgid, me saaks korralikult trenni teha, oma treeningplaanid ellu viia, pidevalt pingutada ja mingites asjades samm-sammult edasi minna, et protsessi tahame juhtida selliselt, et kõik on alati valmis ja tublid ja pingutavad ja soorituse eesmärgid, et oma asju ära teha, et paremaks minna, et ka individuaalses mõttes, et kellel on vaja siin, kellelt tahaks rohkem lauapalja kui eelmine aasta, kellelt tahaks parema protsendiga viset, kellelt tahaks resultatiivseid sööte või vaheltlõikeid rohkem, et need sellised eesmärgid on individuaalselt nii mängijatel kui ka võistkonnal. Kontrollmängudega on nii, et saime hea turniiri Riiga tänu treeneri Tiima suhtlemisele siin Lätiga ja see on siis meil 19-20 september. Ja siis on 24 september siin meie kodusaalis Soome võistkonnaga need 3 kontrollmängu on planeeritud, no tõenäoliselt ka rohkem ei ole minu arvates vajalik ja vist ei tee, aga et praegu on plaanid sellised.